Kõik on väga teretulnud. Mul ja minu valitsusmeeskonnal on hea meel olla teiega koos. Sellel koosolekul räägime Süüria riigi olukorrast ja tegelikkusest Süürias pärast eelmise režiimi kukutamist. Te kõik teate, et Süüria on viimase 15 aasta jooksul läbi elanud väga suure sõja ning see sõda on jätnud väga tõsised tagajärjed, mis meenutavad Saksamaa kogemust minevikus. Jah, mis teatud mõttes sarnaneb Süüriaga, kus on väga kõrge hävitustase. See ei tähenda, et peaksime Süürias toimunud hävingut nägema lõpp-punktina, vaid pigem pöördepunkti ja lähtepunktina, millest peame edasi liikuma. Eelmisel aastal pärast eelmise režiimi kukutamist tegime ulatuslikke muudatusi investeerimisseadustes ja taastasime aktiivselt õiguslikku infrastruktuuri, et hõlbustada ja optimeerida investeerimisprotsess. Süürias valisime tee nimega linna ülesehitamine. Ülesehitamise protsess investeeringute kaudu. Ja me julgustame aktiivselt paljusid ettevõtteid nägema ja kasutama Süüria ainulaadset võimalust eduka ja stabiilse investeerimisplatvormina. Globaalseid ettevõtteid silmas pidades on lai valik globaalseid, rahvusvahelisi ja piirkondlikke ettevõtteid tulnud Süüriasse investeerima ning me oleme juba esimese aasta jooksul saavutanud kogu investeeringu väärtuseks umbes $59 miljardit. Kuigi Süüria vastu on endiselt kehtestatud mõned majandussanktsioonid, oleme suutnud neist edukalt üle saada tänu piirkonna riikide otsustavale abile ning samuti Ameerika Ühendriikide valitsuse toetusele. Ka Saksamaal oli väga oluline roll sanktsioonide tühistamisel Süüria suhtes, arvestades praegu piirkonnas valitsevaid häireid. Praegu kujutab Süüria endast ohtu tarneahelate ja energiavarustuse turvalisusele ida ja lääne vahel. Ja on täiesti kindel ja vältimatu, et Euroopa riigid kannatavad selles olukorras äärmiselt tõsiste tagajärgede all, kuna Araabia lahe energiavarustuse suur katkestus mõjutab neid tugevalt. See moodustab praegu umbes 20% kogu Araabia lahe nafta ja gaasi ekspordist ning transpordist. Lisaks mõjutab see ka tarneahelaid. Selles mõttes on Süüria tarneahelate turvalisuse seisukohalt turvaline varjupaik tänu oma strateegilisele asukohale ning samuti tagab energiavarustuse Vahemere ranniku kaudu, lisaks oma strateegilisele asukohale ja kogu selle transpordisüsteemi ühendamisele Süüria territooriumi kaudu. Et lõpuks saavutada turvaline ja sobiv kaubatee, mis suudab kiiresti ja tõhusalt jõuda Euroopa mandriturule. Ja lisaks, kui Punases meres või turvalises varjupaigas tekib mingisugune häire, selleks. Ja lisaks on oluline märkida, et Süüria on kogu riigi energiainfrastruktuuri taastamise protsessis. Ma usun, et selle ettevõtte puhul, mis investeeris 5000 megavatti võimsusesse, on Siemensi osalus selles investeeringus umbes 2000 megavatti elektrienergia tootmisjaama kaudu. Praegu pakub Süüria samuti laia valikut võimalusi infrastruktuuri vallas, hõlmates kõiki riigi olulisi sektoreid. Turismisektoris on Süüria samuti väga oluline turismisihtkoht. Aga lisaks sellele on Süüria suutnud taastada tõhusa kontrolli oma naftareservide üle ning töötab mitmete uute ja mitmekesiste investeeringute kallal nafta- ja gaasisektoris. Sama kehtib transpordi, raudteede ning oluliste teede ja maanteede taastamise kohta. Ja Süürias on samuti suur puudus, mis puudutab raudteede ehitamist. Praegune kinnisvara pakkumine näitab, et lähiaastatel on kiireloomuline vajadus vähemalt 2 miljoni uue eluaseme järele. Vaata ise, aamen. Kõik see, millest me räägime, kujutab endast võimalust. Väga oluline, sest me ei taha alustada nullist, nagu Saksamaa tegi, vaid tahame alustada sealt. Peatusid. Tahame jõuda maailma kõige arenenuma tasemeni ja alustada sealt. See tähendab, et kiiresti selle arenguga sammu pidada. Oluliste võimaluste hulgas on Süürial suur hulk inimressursse, sest Süüria on inimressursside tootja, kellel on mitmekesised anded. Süüria on riik, kus on mitmekesised ja hästi kvalifitseeritud inimressursid, kes tegutsevad põllumajanduses, tööstuses, panganduses, rahanduses, turismis ja nii edasi. Täna elab Saksamaal praktiliselt suurim süürlaste kogukond. Euroopa suurimas välismaalaste kogukonnas elab umbes 1 300 000 süürlast. Nad on seal kohal ja on omandanud palju kogemusi,
mistõttu on võimalik muuta see väljaränne millekski kasulikuks Euroopa ja Saksamaa ettevõtetele, kes soovivad Süüriasse investeerida. Kasutades ära spetsialiste, kes on õppinud Saksamaa ülikoolides ja saanud juurdepääsu kaasaegsetele tehnoloogiatele, kandes seda teadmist edasi läbi Saksa ettevõtete otseinvesteeringute Süürias. Sooviksin, et arutaksime koos paljusid üksikasju ja olen valmis vastama paljudele küsimustele, mis teil praegu mõttes on. Süüria tegelikkusest saab parema ettekujutuse nii otsese kontakti kui ka teie külaskäikude kaudu. Praegune olukord Süürias kujutab endast võib-olla märksa selgemat ja arusaadavamat pilti, kui me suudame praegu ette kujutada. Suur tänu kõigile tähelepanu eest. Suur tänu, härra president, teie sõnade eest. Nüüd kuulame kohal viibivate ministrite tervitusi. Ja kõigepealt palun oma ametikaaslasel doktor Assad Hassan Al-Shaibanil sõna võtta, palun.